Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Tere hommikust, käes on juulikuu kõige esimene digitunni saade, sest 2. juuli on meil, 7 minutit on kell 11 läbi. Digitund alustab, mina olen saatejuht Hans Lõugas, minu kaassaatejuht on Henrik Roonemaa. Meil on täna külaline ka, kelleks on Kaupo Kalda ja temaga me räägime saate teises pooles pikemalt sellel teemal, et kas ja kuidas kaherattaliste elektrisõidukite palavik on Eestisse juba jõudnud ja kus võiks veel rohkem jõuda ja vaata, mis hullusid läänes tehakse. Aga saates teemaks veel, Eestis tuleb välja uut tüüpi ID-kaart, millele ei ole vaja enam juhet järgi panna. Ja me saame Apple'ist ei saa rääkida tänases saates, aga saame rääkida teisest kuulajate lemmikfilmast, mille nimi on Tesla. Ja siis räägime sellest, et Eestis tehti esimene 5G levialas telefonikõne, lausa videokõne. Ja vaatame, kas pärast tõukeratast ja hulluse kajastamist jätkub veel ruumi mõne muu uudise jaoks ka. Digitund. No nii, ID-kaart tõsine mureallikas kõigile neile, kes tahavad paari väikest kiiret digiallkirja anda ja arvutis ei ole vastavat tarkvara ja siis ei ole ID-kaardi lugejat ja siis ei ole muud häda, et ID-kaart on olnud selline traditsiooniline formaat, aga nüüd peaks see muutuma, sest aasta 2018 lõpus tuleb välja uut tüüpi kaart, millel on 2 liidest. Tal on olemas ikka kiip, millel saad pista siis kaardi lugejasse, aga lisaks on uuel kaardil olemas ka siis kontaktivaba liides, mida tähendab, et kaarti saab kasutada viibates. Kuidas see täpselt tööle hakkab, mis see tarkvara peab olema seadmes seda kasutada, seda me veel näeme, sest Riigi Infosüsteemi Amet on alles praegu kutsunud üles arendajaid, neid, kes teevad kõiksugu rakenduse, kus ID-kaarti saab kasutada, proovima ja testima ja tellima omale testkaarti just selleks, et tööle panna siis aasta lõpus välja tuleb uus kaart. RIA lubab veel seda, et kuna uuel kaardil on vähe rohkem võimsam kiip ja rohkem mälu, siis näiteks saab ID-kaardiga teha ka selliseid asju, mida praegu ei saa teha. Et võib kaardile panna ühistranspordi, elektroonilise pileti või hoopis mõned muud isikut tõendavad dokumendid, nagu näiteks puudega isikukaart või mõni muu. Et ühe kaardi peal siis oleks lõpuks palju erinevaid kaarte ja neid saaks kasutada niimoodi, et sa ei pea tingimata otsima seda kaardi lugejat ja sinna sisse pistma selle kaardi. Ja samamoodi saavad uuendusega teised kaardid, seal on elamisloa kaart, digitaalne isikutunnistus, diplomaatiline isikutunnistus. Eks siis selle aasta lõpus peaks see muudatus jõudma meieni ja ei uutest kaartidest puutumata ka need asutused ja ettevõtted, kes praegu lihtsalt kasutavad ID-kaarti kliendikaardina. Et tule meie kohvikusse, löö oma ID-kaart korraks masinasse, kust loetakse ju ainult isikukood ja siis saad oma soodustust kasutada, et ka see peaks siis uuenema. Loodetavasti võib see siis muutuda nii mõnusaks, et sa viipad oma ID-kaarti ka hetkeks ja teed piiksu ja see jääb ära see protsess, kus sa otsid üles kaardilugejat ja ootad 5-10 sekundit, kuni seal tuluke vilgub. Mis sa Kaupo arvad sellest muudatusest, kus võiks muutuda pisut lihtsamaks ID-kaardi kasutamine? No minu väikene soov oleks siin, et ma saaksin sellega ka maksta, et ainukene asi, mida ma kaasas kannan, võib-olla ongi siis telefon ja ID-kaart kuskil seal korpuse vahel. Jah, või minu väikene soov Tallinna kodanikuna oleks rohelise kaardi kasutamine, et ma läheks bussi või trammi ja siis paneks piik sinna vastu. Selle kohta nad ka ütlesid midagi minu meelest, mingi sellise lause, nagu Donald Trump, et elame näeme, we will have to see. Ei, no selles mõttes, et on tehniline tugi on olemas, et sinna saab laadida elektroonilise pileti. Aga noh, siin on ikka poliitiline küsimus, et teatavasti kunagi ju roheline kaart tehti, meil oli ID-pilet Eesti Tallinnas, super asi, väga hästi töötas, ma olen nii rahul sellega ja siis tehti roheline kaart selleks, et
valijatele rohkem silme ette tuua rohelist värvi, et eraldi kaart, millega saad kuskil apteegis soodustust ja bussis maksta. Tegelikult ei oleks mingit probleemi, kui me teeksime ikkagi samasuguse ID-kaardi põhise pileti ühistranspordis. No see mulle tundub see ikkagi väga 20. sajand, selles mõttes, et kui me tahame taskust välja võtta midagi ja panna millegi vastu, et käiks piiks, siis mulle tundub, et see midagi ei peaks olema ei roheline kaart, ega ID-kaart, ega pangakaart. See peaks ikkagi olema telefon tänapäeval. Ma just lugesin, et Rootsis on uus trend panna endale käe sisse, ehk siis see pöidla ja nimetissõrme vahele pisikene kiip. Et sul ei ole üldse vaja midagi kaasa ja sellega sa saad siis nii maksta kui uksi lahti teha, kui kõiki muid asju. Ja siis on 2 koolkonda, ühed on sellised, kes peavad seda tohutuks vandenõuks. Ja siis on normaalsed inimesed, kes saavad aru, et sul lihtsalt ei ole vaja rohkem asju kaasast asjade, sest niikuinii kõik teavad kõike, mida sa teed. See on hea teema, seda võiks rääkida ühe saatekese, sellepärast, et see on loogiline, et meil on juba kiipe nii palju, mida me kanname kaasas ja piiksutame, aga siis, kui sul on sul naha all, et sa ei saa sellest kiibist ka lahti ilma väikse kirurgilise sekkumiseta, siis see ületab mingi piiri, kus ta tundub, et natukene liiga palju on see minuga kaasas. No siis võiks skeptikute jaoks äkki olla lihtsalt üks sõrmus, on ju, et mis sul on kogu aeg sõrme küljes, millega sa võid ujuma minna, sauna minna igale poole. Aga ma tahan veel siin ühte uudist mainida, mis mul tuli meelde sinu kommentaariga, Henrik, et inimesed maksavad üks mobiiliga maksta. Just väga hiljuti laienes Apple'i maksemeetod Apple Pay Poola. Ja Poola on tuntud turg selle poolest, et just kui jutumärkides selline arenev turg, et mitte nii rikas riik nagu Lääne-Euroopa ja USA, kus on iPhone siis 500 000 kasutajat võrreldes 22 miljoni Androidi kasutajaga. Tohutult palju rohkem Androidi kasutajaid ja nende muide näide on just see, mis sa ütlesid, Henrik, et see Apple Pay kasutus on seal meeletult 10 päevaga vist hüppanud tohutult kõrgele. Et ülilühikese aega on väga palju kasutama hakanud seda, sest see nii mugav töötab, samal kui 22 miljonil Androidi kasutajal ei ole see Google Pay ega muud maksemeetodid kuhu eriti jõudnud, sest see kuidagi nii killustunud. Et selles mõttes võib see olla küll, et kui meil tuleb selline üks väga selge väärtusega mobiilimaksepakkuja, siis see võib teha hoopis hüppe selles, et me kasutamegi telefoni selleks, et mingid maksed teha. Jah, aga me saame siia veel kiiresti ära mainida siis selle Tesla uudise, mida ma saate alguses lubasin. Nimelt Elon Musk, Tesla juht ja kogu Tesla ise on töötanud nüüd siin kuude kaupa, kui mitte kauem selle nimel, et viia siis Tesla Model 3 autode tootmisvõimsus 5000 autoni nädalas. Oli nädalas kaupa, eks? Jah. Et saaks neid toota 5000 tükki nädalas ja see on olnud siis selline maagiline piir, mida nad on proovinud siin kõigiti alistada, et see lubadus on antud aktsionäridele ja finantsanalüütikutele kõigile, et kõik ootasid seda, et see peaks olema siis ka see piir, kust nii-öelda Tesla Model 3 tootmine muutub üldse suuremal skaalal võimalikuks, et muutub realistlikuks, et nad saavad hakata lõpuks ometi täitma neid meeletuid eeltellimusi enam-vähem mõistlikus tempos, et need inimesed kõiki päriselt saaksime auto kätte. Ja ega ei olnud palju, kes uskusid seda, et Tesla jõuab 5000 autoni nädalas ja siis minu meelest see tipnes sellega, et seal teatud hulk kodanikke sai kinga Teslast, kes pidid seda asja organiseerima ja ei saanud organiseeritud. Elon Musk ütles, et ma teen ise. Teie olete kõik kobad, ma võtan selle oma kätte. Ja siis kuna majades enam ruumi ei olnud, siis nad panid tohutu suure telgi või telgid püsti parkimisplatsile, sinna autotehase ümber parkimisplatsidele, kus siis hakati need Tesla Model 3-sid tegema. Ja nüüd oli see päev-paar tagasi, kus Elon Musk võidukalt teatas, äkki lausa eile, et nad jõudsid selle, nad jäid küll sellest oma enese pandud tärminist mõne tunni hiljaks, aga nad suutsid selle 5000 piiri kätte saada. Kaupo oli väga rõõmus selle üle. Jaa, mina aktsionärina vaatan eelturul on see Tesla aktsia ilusti rallib rõõmsalt, jah. Ja vähemalt osad Tesla töötajad pidid ülipikki vahetusi tegema muidugi selleks, et see piir alistada ja täna ei ole veel mingit selgust, et kas see on ka pikaajaliselt siis võimalik või kui palju neil veel minna on, et see nii-öelda normaaltingimust oleks võimalik. Ja teine küsimus on see, et kui need tüübid seal telgis neid ülikiiruga kokku panid, et mis nende autode kvaliteet on, et kui palju nad pidid tegema kvaliteedis järeleandmised. Me teame näiteks, et Tesladega kokkupanemise kiirendamiseks nad tegid oma roboteid niimoodi ümber, et jätsid ära, ma ei mäleta, kas mitukümmend või mitusada väidetavalt siis ebavajalikku keevituspunkti nende kerede kokkupanemise, kus insenerid ütlesid, et tegelikult neid keevid siin väga vaja ei ole. Et ilmselt selliseid õgvendusi on tehtud, aga Tesla ise on ka ametlikult teatanud, et meil ei ole praegu võimalik hinnata,
et milline see nii-öelda pikaajaline vastupidavuse kvaliteet siis on. Väga palju asju pole üldse võimalik hinnata, seda, et pole võimalik hinnata, et kui sa tahad toota 5000 autot nädalas, siis sa järsku avastad, et meil on vaja telgid ehitada selleks või et meil see suur Fremonti tehas järsku sinna ei mahu ära või et üldse see tundub selline väga niimoodi, et vaata, mis homme hakkab juhtuma selle firmaga. Ma ei tea, aga ma ikkagi tuletan meelde, kui see üks aastake tagasi või keegi ütles, kui see suur Tesla mäsu käima hakkas, et ei ole tark tegu sõlmida kihlvedusid Elon Muski vastu. Ja hetkel ma vaatan seda, kuidas ta tegutseb ja kipun nõustuma, et ei ole tark sõlmida kihlvedusid, et sa ei tee ju seda ära ega. Teevad küll. Kihlvedamine on jah. Aga pikaajaline plaan on muidugi teine asi. Ta on üks väheseid inimesi, kellesse ma usun, et ta on absoluutselt kõigeks võimeline. Aga sellegi poolest ma enda Tesla tellimuse tühistasin ära just sellepärast ma mõtlesin ümber, et ma tahan seda järgmist, seda SUV-d. Ahah, aga kas sul oli Model 3 tellitud või? Jaa, aga ja ilusti see no questions asked, et lihtsalt pangakonto ja maksti tagasi kõik. Ja nüüd sa ei saagi Model 3? Jah, keegi juba heitis ette, et ma oleks seda eBay'l pidanud $10,000 maha müüma selle ostuõiguse. Sest ma olin üsna ees otsas ilmselt. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund on eetris tagasi ja meil on nüüd telefoniühendus Toomas Polliga, kes on Elisa tehnikajuht ja põhjus on selles, et eelmisel nädalal Elisa tegi siin väikest viisi ajalugu, nimelt Tallinnast sooritati väidetavalt maailma esimene 5G kõne. Hans, sa käisid seal, ma ei tea, kas vaatamas või kuulamas, kas sa said ka helistada kellelegi 5G-ga? Ei, aga ma nägin tõesti, et helistati, jah. Kas meil on Toomas Polli liinil? Jaa, tervist kõigile, tere, olen olemas. Kuule, ütle nüüd üle, kas see oli siis maailmas kõige esimene 5G kõne või mis tõesti tehti? Jaa, nii see on. Ja see oli veel kauge kõne ka? Nagu, nii, vabandust. See oli veel kauge kõne ka, sest ma saan aru, et helistati ju Eestist Soome. Just, ehk et tegelikult oli nüüd 5G siis võrk üles pandud nii Eestisse kui Soome ja see kõne seal kahe riigi vahel tehti. Võib-olla sarnaselt nagu ajaloole ka GSM kõne, kui Lennart Meri kunagi tegi, oli Eesti ja Soome vahel, et nüüd on ka 5G kõne kahe ministri vahel tehtud. Räägi korraks sellest 5G võrgust, mis nüüd, ma saan aru, et jäi avatuks sinna Tallinnasse, Rotermanni kvartalisse. See on seal kuskil levib õhus. Mis moodi ja kes seda kasutada saavad, kui üldse keegi saab? Ja meil on nüüd plaanid sellega teha ka siin suve teises pooles. See saab olema vast august, kui me teeme sinna 5G välikontori. Ja 5G välikontori siis avame nii-öelda võimaluse kasutajatel testida ja proovida siis läbi Wi-Fi ka 5G nii-öelda võrku. Ja kindlasti võiks ka sealt näiteks minna eetrisse ka digitund ise. Ja meil on muide saladuskatte, ma võin öelda, et vastavad plaanid on koostamisel ja võib juhtuda, et see nii läheb. Aga räägi sellest 5G-st, sa ütlesid, et kasutajad saavad läbi Wi-Fi 5G-sse, et see tähendab seda, et kuna meil kellelgi 5G telefone siin, eks ole, ju saada ei ole, et siis igaüks saab Wi-Fi levialasse ühenduda, aga sealt edasi see ühendus siis nii-öelda päris suure internetiga käib üle 5G. Jaa. Et selles mõttes tõsi, et meil terminaleid veel turu peal ei ole. Suure tõenäosusega, nagu ka olen mitmel pool maininud, need esimesed terminalid jõuavad järgmise aasta selle Mobile World Congressi raames, mis tavaliselt on siis veebruar-märts. Ma eeldan, mul ei ole küll ametlikku infot, aga ma eeldan, et seal esimesi 5G terminali tutvustatakse. Et siis saavad ka juba need tulla nii-öelda müüki ja ka massidesse. Aga hetkel on tõesti nii, et 5G nii-öelda kogemust või siis seda kasutust saab läbi kas siis Wi-Fi, millele tehakse siis spetsiaalne Wi-Fi võrk, kus siis saab juba lähebki nagu üle 5G nii raadiovõrgu kui ka siis baasvõrgu ja nii edasi seadmete juba täis 5G lahendusele. Ma korraks täpsustan seda, mis sa ütlesid, et kui need terminalid tulevad järgmine aasta müüki, siis sinu kõnepruugis see terminalid, see tähendab telefon, eks on ju? Terminalid, jah, vabandust, jah. Ja, aga see, kuidas praegu näiteks nüüd see näide, mis nüüd eelmisel nädalal oli ja võib-olla suve lõpus tuleb veel see 5G võrk, see on siis, et on mingisugune, mitte telefon, vaid ikkagi vooluvõrk ühendatud statsionaarne seade, mis ühendub 5G võrku ja siis teeb enda ümber Wi-Fi võrgu, eks see praegu on niimoodi? Jah, just.
mis see mis see 5G näitajad siis on, kui kiiresti seal need andmed liikuda võivad? Ja mis on sagedus, et kas 20 gigahertsi või rohkem või vähem? Ja, konkreetne sagedus, mis meil praegu on nii-öelda testlitsendina käes, on 3500 MHz ja sealt on siis 100 MHz riba. Ja kiirused on nüüd niimoodi, et kui me tegime sarnaselt siin esimese siukse standardile vastava demoürituse märtsikuus, kus me saime näiteks kiirusteks 1,7 gigabitti sekundis ja oli meil erinevad siin nii-öelda liitreaalsuse mängude näitajad ja muid siukseid virtuaalkoosoleku nii-öelda kasutusjuhte demosime. Et siis nüüd eelmise nädalal me saime juba kiiruseid kätte 2,2 gigabitti sekundis ja siis me olime juba ka nii-öelda õhus väljaspool maja, et eelmine kord märtsis oli meil siis nii-öelda toimus see nagu maja siseselt demo, nüüd me oleme siis reaalselt on see levi nagu õhus väljaspool maja. No see on ikkagi mitu korda kiirem, kui isegi tänapäeval saab valguskaabliga internetti koju, et mis on maksimumist 1 gigabitt Eestis, aga nüüd üle õhu 5G pakub ka üle 2 gigabitti, jah? Ja, küll PON võrgus me oleme siin, kui me lansseerisime ka PON võrgu, me saime kätte seal ligi 10 vist, alla natukene jäi alla 8 millegiga vist gigabitti sekundis, kui ma mäletan nüüd õieti. Et siis jah, nüüd me räägime siin 2,2 ja üle õhu. No see on täna ikkagi selline pool demovõrk või nüüd pool tehniline test, eks ole, et inimestel seadmeid ei ole ja see leviala on väga piiratud. Mis on plaanid, et kunas ikkagi Tallinnat näiteks võiks päriselt katma hakata? No selle plaani taga on kõige esimese asjana on tegelikult see, et saaks nii-öelda litsentsid kätte, et hetkel on meil siukene testlitsents, mis on siis kokku lepitud, mis ei ole nagu kommertskasutuseks, vaid ongi nii-öelda mõeldud nagu testimiseks. Ja kui meil toimub nüüd 3500 MHz oksjon loodetavasti siin sügise poole ära, et peale seda siis sisuliselt saaks hakata ka nii-öelda valmistama ette seda võrku ja ehitama. Ja mäletame, et kui 4G tuli, siis tegelikult läks väga pikalt aega enne, kui traditsioonilises mõttes kõneteenus sinna üldse peale tekkis. Et kõne käis ju pikalt üle 3G, kohati üle 2G, et siis tekkis see VoLTE ehk Voice over LTE teenus alles üsna hiljuti sinna peale. Kas 5G's üldse kõne kui selline on teenusena ette nähtud või me räägimegi sellisest, ma ei tea, Skype'i-laadsest mingist spetsiaalsest äpist, mis lihtsalt interneti kaudu seal nii-öelda kõnesid teeb? Hetkel nagu kõne poole pealt ei ole küll jah, et hetkel nad pigem on nagu fookus läinud jälle selle 3 nii-öelda põhiasjale ehk et me räägime sellest siis suuremad kiirused või mahud, ütleme siis väga palju väikseid ühendusi, me räägime siin sellest asjade internetist ja siis ka väga väiksest viitest on ja ehk latency'st minimaliseerimisest, et ma arvan, et see kõne tuleb ennem, kuna see nii-öelda ka 4G kõne ei ole veel oma nii-öelda rollouti või oma kasutust nii kõrgel määral leidnud, et kõigepealt tuleb ikkagi see samm ennem ja siis me räägime sellest, et see on võib-olla jah tulevikufaasides, et ma näen, et see lähiajal ei toimu. Millised need esimesed seadmed on, mis sa arvad või oled sa juba näinud, et mida me esimeste 5G seadmetena saame kasutama hakata, et kas need on mingisugused suured kastid või on nad, ma ei tea, USB-porti käivad netipulgalaadsed asjad või ruuterid või päris tavalised telefoni moodi seadmed? Ja ega selle esimese nii-öelda 5G ruuter oli meil siin ka märtsi demos olemas, ehk tegemist on siis siukse termose kujulise näiteks seadme, kui me räägime koduseadmest, ütleme, et kohas, kus näiteks ka valguskaabel ei levi või ei ole ka muid püsiühenduse võimalusi ja saada nüüd ütleme hea püsiühendus näiteks üle õhu, siis me räägime siuksest vanakooli termoselaadse suurusest seadmest, mis siis kinnitub maja välisteinale, mille omakorda siis läheb nii-öelda siis juba juhe läheb nii-öelda tuppa. No selge pilt. Selge pilt, jääme siis ootama jällegi, kui kiiresti meil siin läbi õhu andmed liiguvad, jääme ootama, kuni meil sagedused saavad paika ja 5G saab siis testvõrgust päris ametlikuks, aga aitäh sulle praegu siis seda lugu jagamast.
digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. 11.35 on meie otse-eetri kell digitund jätkub. Ants Lõugas, Henrik Roonemaa uudisteportaalist Geenius.ee ja Kaupo Kalda meil külas. Ja üldiselt kui Kaupo on stuudios, et siis saab rääkida temaga päris mitmest asjast. No 3 tuleb kohe meelde. Üks on droonid ja droonifotograafia, teine on kasutajaliidesed ja kasutajakogemus. Ja 3. nüüd on uus relv sinu arsenalis on siis elektrilised tõukerattad, mille fänn sa oled ja mitte ainult sina, vaid ka elektriliste liikurite fänn on meil härra Lõugas siin stuudios. Mina üksinda olen selline vanakooli mees, et sõidan autoga mööda linna ja olen väga kahjulik nii linnaliiklusele kui mujale. Aga selle asemel, et rääkida nüüd terve pool saadet sellest, kuidas on tõuksiga mööda Tallinnat vurada, me räägime sellest ka. Ma mõtlesin, et tegelikult võiks Eestis teha väikse sellise ülevaate ühest hullusest, mis kuidagi on Eesti pressist mööda läinud. Aga mis eelkõige USA tehnoloogiapressi on küll mitmeid kuid hoidnud ikkagi täitsa varvaste peal. Ja selle nimi on elektritõukerataste startupide hullus. Ja see on selline fenomen, et USAs, aga tegelikult ka mujal maailmas, ka Hiinas ja nüüd ka Euroopas on tekkinud terve trobikond uusi startup'e, mis pakuvad inimestele linnas liiklemiseks $1 eest laenutada elektritõukerattaid. Täpselt samasuguseid, nagu te võite siin minna Eestis poodi, osta väikeste ratastega, aku sees on ju, sõidavad seal mõnikümmend kilomeetrit ja ühtlasi ka mõnikümmend kilomeetrit tunnis. Aga seal on üks võtmesõna on dockless. Ma ei teagi, kuidas seda eesti keelde tõlkida, aga see mõte on selles, et sa võtad ratta, laenutad täpselt samamoodi äpiga. Seal on QR-kood ratta peal, teed äpis lahti, $1 läheb maha ja erinevus nüüd on selles, et sa ei pea seda ratast mitte kuhugi tagasi viima, vaid sa jätad ta sinna, kus sa tahad jätta. Ja see põhimõtteliselt tähendab, et sa ei pea otsima mingit hoidjat kuhugi, teda lukustama, vaid kui sa oled sõidu lõpetanud, ütled äpis, et ma rohkem ei sõida ja viskad ratta kuhu tahad. Paned seina najale või Ameerikas, põhimõtteliselt asi läks ühel hetkel nii hulluks, et neid jäeti lihtsalt suvaliselt tänavale vedelema hunnikutes või tõsteti puu otsa või Nad on teatud linnad seal Californias, kus sisuliselt kõnniteed teatud kohtades olid ummistatud nendest tagasi jäetud ratastest. Ja see on olnud niivõrd populaarne seal nendes linnades. Neid tõukerattaid on erinevad firmad sinna tänavatele paisanud tuhandeid. Et linnavalitsused on olnud meeletult suures hädas. Ja teistpidi kõik riskikapitalistid on haistnud võimalust. Ja nüüd meil on sellised firmad nagu Lime, mis on tõstnud $382 miljonit. Siis on Bird, mis on tõstnud $415 miljonit investeeringuraha. Ja see Bird on niimoodi, et nad siin kevadel tõstsid 100 miljonit, varakevadel tõstsid 100 miljonit ja siis nende väärtus oli 300 miljonit hinnanguliselt. Mai lõpus tõstsid 150 ja väärtus oli juba 1 miljard. Ja juuni keskel, 2 nädalat hiljem, tuli uudis, et nad plaanivad tõsta veel 150 ja väärtuseks üle 2 miljardi elektritõukerataste startupil. Ja neid on veel ja see asi on nii kuumaks läinud, et nüüd on Uber ja Lyft, ehk siis 2 suurt sellist taksoteenuse pakkujad, on ka ennast sinna ärisse sisse ostnud. Ja see fenomen tegelikult algas sellest, et ma ei mäleta, milline nendest firmadest, aga üks lihtsalt tellis suure hunniku neid elektrilisi tõukerattaid Hiinast, panid sinna selle rendimehhanismi peale, tarkvara peale ja nad paiskasid need lihtsalt tänavatele, sõitsid veoautoga ühel hommikul kohale, tõstsid ühe linna neid täis, et vaadata, mida inimesed teevad, lihtsalt tõstsid tänavale. Ja mingid lubasid ei olnud, mitte keegi ei tea tegelikult, kus nendega parajasti sõita võib, kas sa pead sõitma kõnniteel või tee peal, kas sa pead kandma kiivrit, kas sul peab olema juhiluba, mis nendest üldse saab, tohutu segadus. Ja nad ise ütlevad, et nagu ikka sellistel puhkudel, et me tegeleme siin innovatsiooniga, et ega ei olegi regulatsiooni, vaatame. Täpselt samamoodi nagu tulid need Uberid ja Airbnb'd kõik, et tuleme kõigepealt turule, paiskame turu täis, inimestele meeldib, siis vaatame ja linnavalitsused on meeletult suures hädas ja nüüd nad on tegelikult tulnud ka USAst välja teatud Euroopa linnadesse, näiteks seda Lime'i saab kasutada Berliinis, Zürichis, Bremenis, Frankfurdis ja nad vaikselt tulevad muudesse linnadesse ka. Nii et see on olnud tõeline nagu kulutuli on läinud see elektritõukerataste asi USAs ja tegemist on ärilise ja kultuurilise fenomeniga. Ja mulle tundub, me võiksime sellele asjale natukene peale vaadata. Ma ei tea, kas teist keegi on kasutanud neid, mina ei ole käinud, ma pean ütlema. Ma ei ole ka rendi elektritõukerattaga pole sattunud, seda kogemust pole sõitnud, jah. Ma kasutaksin kindlasti, et kuna ma olen fänn ise ja ma ei ole mitte kunagi kasutanud rendi jalgratast.
ei ole, kuidagi ebamugav mõte nagu. Ma rendi autot veel, aga selle tõuksiga, kui ma võin suvalisest kohast äpi pealt, kaardi pealt võtta ja kuhugi suvalisse kohta jätta, maksan selle eest ülivähe. Või not, muidugi. Ja seal on oma, et kuidas nad on siin lahendanud selle, et mis siis saab nendest ratastest. Inimesed jätavad neid sadade kaupa kuhugi lihtsalt vedelema. Astud sina oma kontorist välja, sul on vaja näiteks paari kilomeetri kaugusele kuhugi minna. Sa lihtsalt võtad ta, teed oma äpiga lahti, sõidad järgmisse kohta ja jätad sinna. Aga nende on üks paha viga, nad saavad tühjaks, eks ole, mingi aja puhul. Ja kuna neid kuhugi ju laadima ei panda, mingit dokke või neid jaamu ei ole, siis firmad on tulnud täiesti geniaalse lahenduse peale, et iga ühel neist on ka selline programm, tasuline programm siis tavalistele inimestele, kes viitsivad neid viia koju laadima. Et sa kõnnid mööda tänavat, näed, et selline tühi, ma ei tea, Lime või Bird vedeleb seal, võtad kaasa, viid koju, laed täis, tood hommikul tänavale tagasi ja sa saad selle eest teatud raha, mis on selline 15 kuni rohkem $. Ta päris nii ei ole tegelikult. Seal on see vahe sees, et sa pead võtma minimaalselt 3 tükki. Okay. Ja see tähendab seda, et sa pead ikkagi nagu olema spetsiaalselt selle peale. See on organiseeritud tegevus natukene, jah. Aga kuskil tiheasustusalas, kuskil Kalamajas näiteks neid omale tuppa tassida 7 tükki ja teenida, eks ju, nagu nad ütlevad, kuni $30 tunnis, siis volti kullerdamine näiteks muutub täiesti mõttetuks selle kõrvale. Jah, seal on, ma vist lugesin üks naisterahvas, Ameerikast oli üks ajakirjanik oli teinud loo ühe naisterahvaga, kes siis põhimõtteliselt tegelebki sellega, et ta päeval magab, kuna päeval need akud on enam täis, inimesed vuravad ringi ja õhtul läheb siis välja, ta on ostnud endale $500, ostis mingisuguse rondi kastika, auto. Ja siis sõidab mööda linna, otsib need üles, siis tal on mingi suur angaar, kus ta mingi sõpradega crashib. Ja siis ta viib sinna neid angaari laadima 10-12 tükki korraga, laeb täis, hommikul kell 7 viib jälle tänavale. Kusjuures need on suhteliselt suured autos, et meil on peres on neid 3 tükki ja nende autosse mahutamine on tegelikult ilgelt keeruline, sellepärast et selle tõuks, ta käib küll kokku, aga tema need käsisangad ei käi kokku oma vahel ja seetõttu ta võtab laiupidi umbes 40 centimeetrit ruumi. Et ega neid väga palju tavalisse autosse nagu ei mahugi või siis loobitakse neid lihtsalt tuimalt üksteise peale. Ma arvan, et loobitaksegi. Laske riimuvad. Ja. Kas sa Kaupo arvad, et see asi võiks Tallinnas, sa ütled, sul on neid peres mitu tükki, sa liigud sellise elektrilise tõukrattaga, kas sa näed, et see oleks palju ägedam, kui sa võid ta lihtsalt jätta suvalise tänaval nurgale ja järgmise pealt võtta järgmise, kui sul on vaja. Ja muidugi, aga Tallinnas on lihtsalt teine probleem on tänavate kvaliteet, et eriti kesklinnas, et kui need uuemad kergliiklusteed, kus mina sõidan näiteks Kakumäel, need on täitsa okeid, aga kui ma proovisin Kristiines sõita vanalinna juurde kuskile, siis tegelikult Luise tänaval ma oleks ikka üle nina käinud mitu korda, sellepärast et mingisugused veerennid ja augud ja asjad on tänavas sees, mida sa muidu üldse ei märka. Vaata, aga mulle tundub, et see ongi, et see ei lahenda mingit probleemi seal, kus on need head kergliiklusteed, need ees lähivallad, vahemaad on suured, ummikuid ei ole, sul on mugavam kas sõita oma autoga, sul on kas taksoga või Uberiga on odavam. Aga just linnas, kus on ummikud tihe, sul on vaja väikest vahemaad, mingisugune paari kilomeetrine ots teha ja siis hakkad minema ja siis sa satud täpselt selle munakivi või selle lõhkise enda tänava otsa. Üli raske ette kujutada, et see Tallinnas oleks nagu mõnus. Ta on ikka nii väike ja mõnus seade, et meie oleme käinud šokolaterii Pierre'is näiteks kooki söömas nendega. Vaikselt tiksud sealt. Ta alustad siis kus kohast? Pierre on vanalinnas minu meelest, jah? Ja näiteks ükskord istusime Kristiines, seal lapsel oli mingid riided vaja, siis mõtlesime, et okei, rattad on peal, lähme on ju kooki sööma, läksimegi. Et siis me muidugi selle Luise tänava elasime nagu keerulisemalt üle, aga kõik muu oli väga, väga okei ja kui nad on nii pisikene, siis me nagu otseselt nagu ei sega ka, et ma arvan, et nende Birdide ja nende laenutuste suur probleem on tegelikult õnnetused ja traumad. Sellepärast, et ei ole uljalt, tahad ju minna kohal niimoodi 20-25 kilomeetrit tunnis ja võib-olla mitte see trauma ei ole ainult sõitjale endale, vaid see, kellele ta otsa sõidab. Mulle tundub, et siin on väga suur võimalus ka linna planeerimises ikkagi otsa vaadata, et nii palju kui näiteks neid nüüd vanasse Euroopasse on pandud, et siis need inimesed, kes on neid Pariisis kasutanud, on üsna õnnetud. Sellepärast, et seal ei ole kõnniteed ehitatud üldse sellise mõttega, et mingi tohutu kergliiklus seal käiks, et nad on tihti kitsad ja seal on igasugust kolu ees ja kuskil on mingisugused augud ja rennid aga kui sul on selline linn, mis on autode jaoks ehitatud, nagu Ameerikas hästi palju linnu, kus on laiad pulvarid, kui sealt õnnestub sõidutee pealt võtta natukene ruumi kergliiklustee peale tagasi, ilm on ilus, siis mulle tundub, et nad teoreetiliselt võiksid seda viimase miili probleemi ikkagi päris hästi lahendada. Aga ma ei kujuta ette seda, et mis juhtub, kui see asi on edukas. Vaata, et kui sul on, ütleme, 5 huvilist ruutkilomeetri kohta,
või see 15, kes nendega sõidavad, liiklevad, no sa lähed sealt kas kõnniteelt, kui sa liiga palju inimesi lähed sõidutee serva, aga mis siis, kui see on edukas, kui sul on ühe ruutkilomeetri kohta näiteks 100 inimest, kellel on see ratas ja tahavad liikuda ja siis missugune liikluskaos seal tekib, on 100-st võib-olla ühel on kiiver peas. See pidigi kõige suurem probleem nendega olema. Aga sa mainisid siin Pariisi, siis minule teadaolevatel andmetel Pariis maksab täna kinni 60% elektrirataste soetusmaksumusest, mis tähendab seda, et see on tohutult tõusnud seal. Ehk siis iga suvaline inimene, eraisik vastab, mitte ettevõtja. Ja arvestades seda, et ta on ikkagi nii väike, et sa võid võtta näppu näiteks, ta on küll kaalub tegelikult sama palju umbes kui suur ratas või tavaline ratas, 12 kilo kuskil on need tavalised mudelid. Aga sa võid ka minna põhimõtteliselt ju bussi, lifti, igale poole on ju, et sa tavalise rattaga näiteks igasse lifti ei mahu. Täpselt. No kui siin natuke arvutada, et ütleme see sõit on seal niimoodi, et on $1 on alustustasu ja siis vist oli 15 senti tunnist maksad, on ju. Et kui sa teed näiteks paar-kolm sõitu päevas, see võib minna su ütleme ala $4-5 ütleme maksad päevatasu. Ja kui sa 20 päeva kuus, ütleme iga tööpäev näiteks seda kasutad, siis sa oled tegelikult juba seal vaatad $100 juures kuus. Aga need asjad maksavad ju ise mitte nii väga palju. Ma arvan, et selline, need, mida nemad kasutavad, on seal võib-olla 300-400-500 eurot, et põhimõtteliselt sa ütleme poole aastaga, kui sa poole aastat iga päev kasutaks seda odavat rendivõimalust versus ostaks endale ise, siis sa poole aastaga sisuliselt tuled selle tagasi teenima. Aga samas osa selle vabaduse, et enda ratast sa ei jäta nii, et ma jätan siia supermarketi ühte külge ja teisest küljest võtan teise ratta, lähen ära. Lähen kinno, lihtsalt viskan sinna Coca-Cola plaasa ette külili, võtku kes tahab siis. No ja kui ei ole, siis võtad Uberi või taxi või. Ja. Aga näiteks ma ei kujuta ette, kui meil on selline olukord, kus meil toimub mingi üritus kuskil lauluväljakul, et siis võiks mingi rekka visata kohale sinna mingisugune 10 000 sihukest tõuksi ja siis rahvas urab laiali. Ma küll kahtlustan, et keskmine inimene oleks suhteliselt purjus, et sellega ei tohiks üldse sõita. Ja siis võib igast asju juhtuma hakata. Jaa, ei saa fantaasia, aga räägime edasi sellest pärast väikest pausi. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Lähme oma tõukeratta jutuga edasi ja tõukamisega ei ole siin tegelikult palju midagi pistmist, sa keerad, annad gaasi, elektrilist gaasi ja asi sõidab. Räägime korra sellest veeremisest, kuna sina Kaupo oled nüüd veerenud sellise masinaga, mis ei ole päris tavaline tõukeratas. Me kujutame ette, et tõukerattal on pisikesed, paaritollised rattad, aga 8 umbes vist jah. Sina oled nüüd sõitnud ühe sellisega, mis näeb välja ikka nagu mingisugune väike teerull. See on väga hea võrdlus. 2 väikest teerulli ees ja taga. Jah, ja kusjuures ta näeb üliäge välja, et sellepärast ta ongi nii populaarne ka. Ma saan aru, et see asi on selle, kuidas siis jälle eeskuju on sõiduk nimega Cruiser 2 O-ga. Sinul on mitte selle sama nimega, aga sama välimusega siis suur tõukeratas. Hiina Wuffel nii öelda, sest et paar aastat tagasi Kickstarteris oli projekt Cruiser, mis oli väga edukas. Aga need seadmed on täna tootmises ka ja nad on siis need nii-öelda tõupuhtad loomad. Nad on hinnaga kuskil 6000 eurot ja selle hinna eest on ta täiesti nišitoode. Aga see nüüd nagu maailm ikka lõppkokkuvõttes kõik autod ja telefonid ühesugused. Nüüd on siis kas Cruiseritest olemas 1000 erinevat versiooni ja mul on siis selline umbes 1000 eurone hinnakas, millega ma olen ülirahul. Mis selles erinevalt on sellega sõitmises? Ta on juba ainuks, tal on see cool moment on juures muidugi, aga ta on sükene vaikne, pehmeda rattad on ju tegelikult, kui suured nad on, ma ei tea, 25-4 tollised äkki või. Ja nad on hästi paksud, umbes sellised suure arbuusi suurused rattad on all. Ja see tähendab seda, et nad on küllaltki vetruvad. Et muidugi suurtele paukudele ta on ise kaalub ka päris palju, juba kuskil 60 kilo. Seda sa vist juba trepist üles ei vea. Seda trepist üles ei vea, et ta ei ole kindlasti selline korteri inimese sõiduk, mida sa ei saa parkida kuskil kuuri või garaaži. Et see on tema kõige võib-olla suurem miinus. Aga samas ta on hästi populaarne, et Eestis on neid veel vähe. Ja Tallinnas ma ise ei olegi ühtegi teist näinud. Kindlasti neid on.
aga kuskil ütleme seal, nüüd ta tuleb sealt Ida-Euroopa poolt vist rohkem peale, et seal pidid tänavad paksult täis nüüd olema ja Pärnus on rendikad olemas, ma kuulsin. Kas need rattad all on nii laiad, et ta sõisab ise püsti ka või? Ei ole jalga vaja? Peaaegu, mitte päris. Aga tal ongi see, et see sõidu kogemus on natuke teistmoodi, et kui sa kurvi lähed, siis sa pead julgema ennast kallutada, sest et muidu ta nagu hoiab sind püsti nagu Janni Punn. Aga tänu nendele ratastele, kas sa siis need tänava konarused kaovad ära ja sa sõidad nagu leksusega. Ja ei, ma käin taga näiteks, sõidan metsa vahelt läbi, et on niisugune hea metsas kulgemise seade ka, et mul sõber Mikk Pedaja just rääkis, et temal üks sõber peab kuskil Kalana kandis, elab seal kandis ja tal on ka see, millega ta kulgeb metsas, sest et sellega sa ei sega mitte kedagi, ta on täiesti hääletu. Ja ta vaikselt läheb üle nende männi okast oma suurte laiade pappudega ja mitte mingit müra nagu ei tee. Kiirus ja sõidulatus on 25 umbes, et täiesti piisav, et tegelikult isegi sõiduulatus on tal vist 30 kanti, et sõltub, kui agressiivse programmi peale seda paned. Et nendel on alati nii, et kui teil on nii-öelda sport mode, siis ta on küll kiirem ja äkilisem, aga siis ta ka vastavalt sellele kulutab akut rohkem. Ta näeb väga kihvt tõesti välja, et kes ei tea, siis guugeldage näiteks SCR-OO, SER Cruiser on siis masin. Natukene teatud selline Harley feeling on, et kui oleks ees väike hark, kuhu jalad välja sirutada, sellega kui sa lähed AliExpressi ja lööd Harley Cruiser sisse, siis sealt tulevad sellised Harley haledad koopiad ka, kus on läikivad kahvlid ja suured peeglid ja mingid tutikesed ripuvad küljes. Mul on selline tunne, et kogu see valdkond, millest me räägime, iga aasta on uus formaat, mis saab edukaks ja idufirmad on väärt $2 miljardit ja nii edasi. Et need on mitmekesistavad seda liikluspilti meil, aga mul on kahtlane tunne, et mitte ükski neist ei saa olema domineeriv, et sellega hakkame kõik sõitma. Jah, aga ma arvan, et näiteks nagu formaat kui selline, et need tõukerattad, millest me siin täna räägime, on näidanud seda, et see formaat toimib võrreldes näiteks nende tasakaaluliikurite ja selliste viguritega, mis on jäänud kindlasti väga niši tooteks, iga laps seda tahtis endale, 2 nädalat sõitis, nina tagumik katki ja rohkem ei tahtnud, on ju. Ja minul ei ole ühtegi tuttavat last seal kodukülas Kakumäel, kes ma teaksin, kes oleks jäänud sõitma sellega. Küll aga sõidavad nad tõuksidega ringi praktiliselt iga päev trennis ja igal pool. See on see, et lihtsalt see väike vahet kasutusmugavuses, õppimiskõver, see kõik, kuidas sa võtad selle ratta oma kätte ja sekundiga sa juba oskad sõita. Ja see on nagu tõukerattaga sõidad laugest mäest alla, et kogu oskus ongi seal. Läheb laugest mäest üles ka, jah? Läheb, täiesti, kusjuures see Cruiser, mis mul on, see läheb ka näiteks Tabasalu maest vuhinal üles, nii et pilguta silma ka. Aga osud sa siis, et see muutub selliseks, et linnatänavad on täis, et meil ongi, et vahetame autod tõuksid vastu. Linnatänavad ongi neid varsti täis, et ma ei kujuta ette ka näiteks, miks ei võiks olla keskmisel Kalamaja elanikul selline vigur kodus. Sa saad sellega ju minna tööle, kontorisse, ma arvan, et trammi peale igale poole saad minna. Aga nüüd selles Cruiseriga ikka ei lähe trammi peale? Cruiseriga ei lähe, selles mõttes, et see on ikkagi, ta on võrreldav nagu tavalise sükse mopeedi suurusega. Aga reaalsuskontroll on see, kui sa vaatad aknast välja ja seda Eesti ilma, Eesti suvi on kätte jõudnud, hommikul saas vihma, 11 kraadi oli, et kas see muudab meie kliimavöötmes kõik need vabaõhu liikumisviisid ikkagi siukseks, et sa ei taha seda teha. Aga minu arust on Eestis on väga-väga kiiret ja jõudsalt tõusmas igasugune jalgrattakultuur, et ma liigitaksin ta sinna alla mingit pidi, sellepärast, et see on ka ilma katuseta sõiduvahend. Mis on kõige kaugem sõit, mida sa, ütleme, sulle teoreetiliselt praegu mõeldes tundub, et sa võiksid oma Cruiseriga ette võtta? Ma sõitsin kodust mööda Haabersti Vääna, ehk siis see Vääna on tegelikult Hiiul. Seda kergliiklusteed või selline terviserada, üli ilus muideks. Asfaldiga kaetud, lihtsalt kulged, look läheb läbi metsade ja sõitsime tagasi ka. Mul naisel oli siis Xiaomi väiksem tõuks ja mul oli see suur. Tema oma sai siis 1 kilomeeter enne kodu tühjaks. Mis siis sai? Ma hoidsin kätt selja peal tal ja sõitsime niimoodi. Pukseerisin teda. Ja see oli väga lõbus. Ja nüüd ta teab, et kui ta tööle läheb, et siis tal jääb umbes kilt puudu, nii et võtab lihtsalt laadja kaasa. See laadja on nii pisikene, et selle paned kuskile. Aga sina omas Cruiseriga, ma ei tea, et Keilasse sõidaksid, kui oleks tee. Maantee peal ikka vist on natuke nöga sellega. No jah, et seal tekivad ka igasugused ohutuse teemad. Mina ei tunne ennast nagu maantee peal üldse sellise asja seljas väga mugavalt või on see siis mootorratas või mingi muu asi. Küll aga kiiver kindlasti tuleks siis pähe panna juba need asjad ka. Et mul on ka see spetsiaalne kiiver hangitud selle jaoks. Mis ta on spetsiaalne kiiver?
ei lihtsalt, et on nagu selline vähemalt sama stiilne. Okei, mõtlen, et paned kiivri ka laadima, et siis äkki on Bluetooth sees ja nii edasi, eks neid on ka. No vaatame siis, kas tuleb Eestisse ka, et ma muidugi selle Ansu märkusega kliima osas olen küll täitsa nõus, aga noh siis ega sinagi võtsid oma perekonna sellest hoiupõrsakesest ju raha ja ostsid endale elektriratta. Ma olen elektrijalgrattur nüüd, olen isikliku oma naha pannud sinna mängu, et ma rohkem ei räägi suuri sõnu ei tee, vaid ma üritangi vaadata, kuidas ma 2018 aasta saan jalgratturiks, täna vihma ma ei tulnud jalgrattaga, et loodame järgmiste päevadega edukamalt. Aga mis sa teed, sa ikkagi kuskil oktoobri keskpaigas, ma arvan, lükata talvekorterisse või? No vaata, ma luban kuulajad hoida eksperimendiga kursis, tegelikult ma tean, mul on eeskujuks inimesed, kaaslinlased Tallinnas, kes käivad tööl, normaalsed inimesed, aga ütlevad, et sa saad liigelda kaherattalisega ka lörtsis, ka lumes, paned talverehvid, paned endale väikse ilmastukindla riide peale, noh, juba jalgsi liikumine tegelikult on ju meil pool aastat on selline, et on libe, märg, plõgane. Vaatame, äkki tehnoloogial on mingisugused lahendused? Seal on üks vahe, või nagu sõidukogemuse vahe on tegelikult ühes nüansis päris suur. Ja asi on nimelt selles, et kui sa sõidad jalgrattaga, siis sa liigutid ja oled soe. Kui sa sõidad elektrirattaga, siis sa seisad ühe koha peal nagu puhuks sulle 40 või 25 kilomeetrit tunnist tuulnäkku. Ja see üldse ise päris külm hakkab. Et võib-olla ainukene koht, kus sa natukene siis füüsilist teed on see, et sa nagu su kere hoiab sind püsti, eks siis kogu aeg mingid väiksed lihased töötavad ja su jalad töötavad amortidena, mis on nagu väga-väga oluline. Vaat see on väga oluline vahe, aga meil oli väga põnev saadena, aitäh kuulamast ja juba järgmise nädalani. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.